Tšau! Pole taaskord nii ammu näinud. Ma kadusin märtsikuuks kuhugi täiesti märkamatult ära. Palun vabandust, ma isegi ei tea, ma lihtsalt kuidagi ei saanud seda filmimise hoogu sisse või ei leidnud seda hetke filmimiseks, aga ma üritan nüüd jälle ikkagi aktiivsemalt tagasi olla. Aga kuna ma olin eelmine kuu kadunud, siis tutvustan ma teile nüüd esimest korda üldse, kuna ma enda teada ei ole selliseid lemmikute videosid teinud varem, siis tutvustan ma teile oma märtsikuu lemmikuid. Kuigi mõned neist on ka juba olnud nagu pikemat aega lemmikud, ehk siis põhimõtteliselt on nad siis märtsikuu lemmikud, viimase aja lemmikud, ma ei tea, 2017 aasta esimese kvartali lemmikud, you name it, aga oma lemmikud ma teile tänases videos igatahes tutvustama hakkan. Ja ma alustan siis sellistest asjadest, mis on täiesti seinast seina random asjad, aga edasi lähen ilutoodetega, ehk siis kes ilutoodetest huvitatud pole, siis te saate ära vaadata ainult video esimese poole ja pärast minema minna. Kuigi ma loodan, et te ikkagi vaatate kõik selle video lõpuni, nii et head vaatamist. Minu number 1 lemmikasi viimasel kuul on olnud see pisike tehnikavidin, millega ma hetkel filmin, seega ma ei saa seda teile kahjuks näidata, aga selleks on siis Canon G7X Mark II kaamera. Nii et ma vahetasin oma peegelkaamera välja, ostsin selle pisikese tegelase asemele ja ma olen saanud seda ka varasemalt kasutada ja sellega filmida ja ma olen sellega alati 100% rahul jäänud, sest teeb mu filmimise elu palju lihtsamaks ja stressivabamaks, et ma saan ennast liigutada. Siin kaadris ma saan teile erinevaid asju näidata erinevate kaugustega ja see fokusseerib ise automaatselt ära, mida mu siis peegelkaamera ei teinud. Nii et ma olen ise väga elevil, et ma saan nüüd selle kaameraga hakata teile igast toredaid videosid tegema. Minu lemmiklaul on hetkel tegelikult olnud seda juba põhimõtteliselt kuu aega Maroon 5 Cold, aga Conor Maynardi tehtud ühesõnaga cover sellele laulule. Ja ma võin seda kuulata lihtsalt hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni, et mulle täiega meeldib see. Ma olen üldse avastanud enda jaoks Conor Maynardi ja tema tehtud coverid ja need on nagu nii head. Tal on nii huvitavalt teistsugune hääl. Aga kui me juba siin YouTube'is oleme, siis räägime ka lemmikutest YouTuberitest ehk. Ja mul on tegelikult minu läbi aegade lemmikud on vist igaveseks Superwoman ja Pointless blog, aga minu lihtsalt viimase ja suur avastus ja hetkel ka kindlasti siis minu top 3 on Liza Koshy. Ma ei tea, kus see tüdruk lihtsalt oma naljasoone nagu võtab, et see on nii hea, ma lihtsalt itsitan iga tema videot vaadates ja kui te veel teda ei vaata, siis minge kindlasti vaatama, et ma täiega soovitan. Ja minu lemmik Instagrami konto kuulub ühele väga toredale Eesti neiule, kes ma arvan ei vaja üldse pikemat tutvustamist ja ma usun, et enamus teist teavad teda. Tada! Liisa on raudselt minu lemmiku Instagrami konto omanik nagu. Esiteks see, kuidas ta oma pilte on hakanud postitama niimoodi 3 kaupa, see näeb nagu nii tuus välja ja see kõik see positiivne vibe ja kõik need tsitaadid ja asjad, mida ta kogu oma Instagrami stories jagab, on lihtsalt nii inspireerivad, nii positiivsed ja see on tõesti nagu ma lihtsalt ootan iga päev, et tema midagi oma Instagrami postitaks. Ma avastasin märtsis enda jaoks sellise sarja nagu Scorpion ja nagu aitäh Maria, et sa kunagi oma blogis seda mainisid, sest et ma olen täiesti obsessed selle sarjaga. Me vaatasime siin Joosepiga ühe pühapäevaga ära põhimõtteliselt praktiliselt vist terve esimese hooaja, natukene vähem nagu, sest et me lihtsalt ei jõudnud rohkem vaadata. Ja nüüd olen ma vist teise hooaja poole peal ja ma lihtsalt tulen õhtuti koju, vaatan iga õhtu siuke 1-2 osa ära, sest et ma nagu lihtsalt tahan teada kogu aeg, mis seal toimub. Ja seda on 3 hooaega, nii et ma juba kardan seda hetke, et ma jõuan lõppu ja mul ei ole rohkem midagi vaadata. Minu lemmik söök sellel kuul on olnud kõiksugu erinevad smutid. Ja ma olen enda jaoks jälle avastanud siin tegelikult juba päris pikka aega nagu smutid, et ma alustan igat oma päeva smutiga ja kui ma seda ei tee, siis ma tunnen, et mu päevast on midagi puudu jäänud. Ja nüüd järgmised 3 päeva ma teen taaskord detox challenge'it, kus siis 3 päeva ainult smutisid joongi. Ma tegin seda eelmine aasta ka, mul on sellest isegi vlog, ma saan selle teile infonupule panna. Ma ei ole nii ammu infonuppu kasutanud, et mul pole enam võrna ja kus pool see oli. Igatahes kuskil infonupu all leiate mu selle vlogi. Ma näiteks hiljuti kirjutasin Sportland Magazine'i lehel 3 oma lemmikust
smootist siis, jagasin 3 oma lemmikut retsepti ja ma jätan selle lingi teile siia alla, et kui keegi tahab teada, millised minu lemmikud smootid on, siis leiate need retseptid sealt. Minu lemmik meelelahutuseks on viimasel ajal olnud Uno kaardid ja me mängisime neid väga tihti vahetundide ajal gümnaasiumis ja sellest on nagu nüüd juba, ma ei tea, 10 aastat möödas ja me avastasime need kaardid enda jaoks taaskord. Me mängime neid Joosepiga kahekesi, me veedame oma nädalavahetusi koos sõpradega Uno kaarte mängides. Me mängime neid kaarte tegelikult ka punktide peale, meil on oma süsteemid välja mõeldud, et kuidas need punktid käivad ja see teeb selle mängimise tegelikult palju põnevamaks. Nii et ma soovitan igatahes seda kõigile, kes otsivad mingit väikest tegevust, mida sõpradega teha, siis Uno kaardid. Hea ja soodne valik ka. Ongi siis aeg minna edasi ilutoodete juurde ja esimesena näitan siis teile oma lemmikuid juuksehooldustooteid hetkel, milleks on siis John Frieda šampoon ja balsam. Ja need näevad siis välja sellised. Ja need on siis kahjustuste vastase tehnoloogiaga tooted ja ehk siis peaksid ära hoidma igasugused kahjustused ja taastama siis juba kahjustatud juukseid. Ja see lõhn on lihtsalt nii hea. See on nii hea. See on selline mõnus, värske, aga magus. Ma olen väga halb lõhnade kirjeldaja, nii et ega ta siit mingit tarka infot mu käest ei saa, aga see on nii hea. Ma läksin ükspäev tööle ja mu töökaaslane küsib, et kas ma olen oma lõhna välja vahetanud, et ma lõhnan teistmoodi kui tavaliselt siis. Ja need olid mu juuksed tegelikult, mis lihtsalt nii hästi lõhnasid. Kehahooldustoodetest on minu lemmik selline Wild Siberica, ma ei oska hääldada. Siis kehakooria. Taaskord lõhnab meeletult hästi. Mulle meeldivad väga sellised magusate ja samas ka värskete lõhnadega tooted, aga eelkõige kõik magus läheb mulle täiega peale. Tahan veel unustada seda. Ja seda kulub nii vähe. See on nagu nii suur potsik ja ma arvan, et ma ilmselt võin veel teile siin detsembris ka rääkida sellest, kuidas ma seda toodet kasutan, et teeb naha pärast koorimist hästi mõnusaks ja taaskord hästi lõhnavaks, nii et näohooldustoodete puhul on minu viimase lemmikuks olnud Eesti bränd Lumi ja eelkõige nende värskendav kase näovesi siis. Kase sobib ju äärmiselt hästi mulle, on ju, aga kahjuks on see tühjaks saanud. Peab vist endale ilmselt uue muretsema. Minu hetke lemmik küünelakk on siis Tanya Burry küünelakk toonis Penguin Chick. Boom! Selline küünelakk ja vaadake, kui nunnu süda siin otsas on. Esiteks on siis hästi selline mõnus toon, et siuke naturaalne, neutraalne ja see kuivab väga hästi ja püsib hästi peal. Kes te mind Instagramis jälgite, siis te juba teate, et ma jagasin teiega seal oma hetke uut lemmikut ripsmeduši, milleks on siis Maybellini Big Shot ripsmeduš. Ja ma nii ootasin, et ma oma käed sellele külge saaksin, sest et ma nägin eelmise aasta lõpust juba, kuidas USA mingid beauty vlogerid seda kasutasid ja millised nende ripsmed olid ja no ma nii tahtsin seda. Ja mul õnnestus siis Maybellini ühest kingikotikesest endale saada, aga poodides on see vist saadaval alles maist, kui ma ei eksi. Nii et te peate nüüd veel natukene ootama, aga kui te seda kuskil poes näete, siis olete uue ripsmeduši otsingutel, siis mina igatahes soovitan seda täiega. Tahtsin teile kindlasti tutvustada ka oma lemmikuid huuletooteid ja ma ei suutnudki ühte välja valida, seega on neid mul siin 3 ja kas ma siis kasutan neid 2 koos või siis neid 2 koos. Esimesena siis kindlasti kasutan ma seda Essence'i huulepliiatsit. Toonis siis 07 Cute Pink. Hetkel on mul siis sellega peal Maybellini see Smoky Rose matt huulepulk. Aga kui ma ei taha seda huulepulka peale panna, siis ma panen Essence'i siis huuleläiget, aga mis läheb matiks ära. Toonis Girl of Today. Nii, ja siis on mul veel 2 iluvidinat. Ma reaalselt kasutasin Beauty Blenderit esimest korda siis, kui ma filmisin oma seda L'Oreali meigi videot. Ja ma lihtsalt enne ei olnud raatsinud osta endale Beauty Blenderit, sest et need on ikkagi üsna kallid ja ma ei saanud aru sellest, et kuidas kõik seda kiidavad, aga siis ma ühest kingikotist selle leidsin ja nüüd ma ei suuda enam ilma selleta elada, sest et see tõesti teeb nagu jumestuskreemi pealekandmise palju mugavamaks ja see lõpptulemus jääb palju parem, nii et
nii et kindla peale hakkan endale tulevikus pintslite asemel hoopis beauty blenderit ostma. Aga sellegipoolest ei saa ma ju kõiki pintsleid välja vahetada ja Nick saatis mulle sellise toreda vidina, mis on siis meigipintslite pesemiseks ja see on täielik nagu lifesaver. Sest et iga kord, kui ma oma pintsleid pesen oma peopesas, siis mul pärast on peopesa valus, aga nüüd ma panen selle endale kätte, pesen selle pintsli siin ära ja see läheb ilusti korralikult puhtaks. Et see on selliste pisikeste naksudega ja selle peal on väga hea seda pintslit pesta. Minul sai nüüd vahepeal aku tühjaks, seega ma pidin tegema kiire laadimise, aga igatahes ma loodan, et te leidsite siit videost ehk endalegi mõne uue lemmiku, siis mida katsetama minna või kuulama või vaatama minna ja sellest saab teie uus lemmik ehk. Aga põnev oleks teada ka näiteks teie lemmikuid, kas siis mingit lauamängu, mingit laulu, youtuberit, mõnda ilutoodet. Jätke oma lemmikud siia alla kommentaaridesse ja minge kindlasti lugege, mida teised kirjutasid ja mina tahan ka kindlasti teada, mis on teie lemmikud, sest et kes teab, ehk leian ma sealt teie lemmikute seast ka endale mõne uue lemmiku. Oh my god, kui palju sõna lemmik ma kasutasin hetkel siin lauses. Wow! Igatahes, kui teile video meeldis, ärge unustage pöialt püsti vajutada ja kui te seda kanalit veel tellinud ei ole, siis all on ka punane subscribe nupukene, mida vajutada ja selle kõrval on ka kellanupukene, mida vajutades saate te alati esimestena minu videodest teada. Milline pakkumine! Aga olge siis tublid ja loodetavasti näeme juba varsti jälle, mitte nüüd siis enam 6 aja pärast nagu hetkel oli. Olen varsti tagasi, olge tublid, tšau!